Tulevikust peab unistama suurelt ja julgelt. Kujutame ette, et aasta on 2035. Missuguses Tallinnas tahaksime siis elada? Okei, ma teen otsa lahti. Tuleviku Tallinnas võiks olla rohkem puid, põõsaid ja parke, sest no näete, kellele ei meeldiks selline vaade. Näiteks siin võiks olla ju palju rohkem rohelust. Veel rohelust. Veel rohkem rohelust. Seda on liiga palju. Voh, nii on mõnus. Aastaks 2035 on 70% Tallinna elanikest igapäevased teekonnad rohelised. Taimedest olulisemad keskkonnakujundajad on teised inimesed. Meie kolleegid, naabrid, kaaslinlased ja... ja sina ka, loomulikult. Tuleviku tallinlased on viisakad ja nad loovad sõbraliku ja meeldiva linnaruumi. Kõik, kes vajavad abi iseseisvaks hakkama saamiseks, saavad linnalt tuge. Aastal 2035 elavad samades naabruskondades koos eri vanuses, erineva elatustasemega ja eri rahvusest inimesed. Siin tunnevad nii 8 kui 80 aastased ennast võrdselt hästi. Tulevikus leidub Tallinnas iga ühele sobilik kodu. Elamispindade valik on mitmekesine ja kättesaadav. Taskukohased korterid ja rohelised lahendused aitavad langetada tallinlaste eluaseme kulusid. Nii on linnlastel jälle üks mure vähem ja selle võrra rohkem võimalusi tegeleda enesearenguga. No näiteks uute teadmiste omandamisega. Sest aastal 2035 pole õppimine sugugi mitte ainult laste asi. Ka täiskasvanud õpivad. Elukestvas õppes osalevad üle 30% täiskasvanud tallinlastest. Ka linnas liikumine on tulevikus tehtud tõeliselt mugavaks ja turvaliseks. Selle tulemusena paraneb Tallinna kõige olulisem ressurss – inimeste tervis. Aastaks 2035 on tervena elatud eluaastaid naistel keskmiselt 63 ja meestel 62. Kui kaua te seal rippunud on juba? See on kindlasti mingi rekord. Tuleviku Tallinn on maailmale valla. Maanteed, rongijaam, lennujaam ja sadam on linnaruumiga hästi ühendatud. Tänu mugavale transpordile kujuneb Tallinnast ja Helsingist omamoodi kaksik pealinn. See muidugi suurendab mõlema linna majanduslikku ja kultuurilist tõmmet terves maailmas. Delfiin, see pole kliima soojenemine, ta on turist. 2035. aasta Tallinn on innovaatiline. Ettevõtted katsetavad siin uusi mudeleid ja teenuseid nii planeerimises, ehituses kui ka liikuvuses. Voh, sellest ma räägingi. Suurelt peab unistama. Ja sealt ta läheb. Kui meie tuleviku Tallinn jätkab sedasama edumeelset rada, ehitab loodus säästlikult ja liigub mitte fossiilselt, vaid aktiivselt, siis aastal 2050 saavutab ta lõpuks kliimaneutraalsuse. Ja see on eesmärk, mille poole püüelda. Et meid ootaks selline tulevik, peame tegutsema juba täna. Tutvu Tallinn 2035 arengustrateegiaga ja vaata, mida tulevik toob.